Tere tulemast Hirve parki, mis on toimumas 38. korda. Olin esimese Hirve pargi koosolekust osavõtja ja alates teisest kõneleja. Nende esinemiste arv võib ulatuda üle 30. Aga Hirve pargi meeleavaldus läbi aastate on saanud Eesti rahvusliku kodanikualgatuse sümboliks, vabaduse taas kättevõitmise protsessi esimeseks teetähiseks. Sest Gorbatšovi algatatud kommunistliku režiimi ümberkorraldamine perestroika perioodi esimesed protestialgatused kasvasid välja ju kultuuri ja keskkonnakaitse vajadustest. Aga Hirve parki kogunenud inimesed sisenesid kas teadlikult või instinktiivselt kommunistliku režiimi kõige kiivamalt kontrollitavasse ja tundlikumasse tsooni, ajaloo ja poliitika valdkonda. Sest esimesel korral ja ka järgnevatel ei nõutud Hirve pargis veel otsevabadust ega omariiklust. Tõsi küll, üks loosung oli siin juba esimesel korral enesemääramise nõudmine. Küll aga nõuti valjuhäälselt ajaloolise tõe kindlaks tegemist. Teiste sõnadega ajaloo vale paljastamist. Oli ju Solženitsõni murrangulise kirjutise sõnum just selline. See kandis pealkirja Elagem ilma valeta. Ja selle juhtmõtteks oli, et diktatuur tugineb kahele alussambale, vägivallale ja valele. Need on teineteisest sõltuvad. Üksi jäädes ei suuda kumbki neist püsti jääda. Hirve park esitas aga Stalini Hitleri sõpruslepingu 48. aastapäeval väljakutse valele. Kas Eesti ja Balti riikide okupeerimine oli Eesti rahva vaba tahteavaldus või oli see kuritegeliku pakti tulemus? Kas 40. aastal Eesti rahvas astus vabatahtlikult abiellu suure Nõukogude Liiduga või on tegemist vallutamise ja vägistamisega, mille ohvril on loomulik õigus esimesel võimalusel vanglast põgeneda, vajamata selleks mingit abielulahutust. Hirve pargi algatatud Eesti rahvusliku vabadusliikumise motoks võiks olla just, mida Urmas mainis, tõde teeb meid vabaks. Ja pärast Hirve parki selgus see tõde juba lähema aasta-paari jooksul. Isegi 88. aasta oktoobris Ülemnõukogu võttis vastu otsuse MRP tühistamisest. Aga täna me võime tõdeda seda. Hirve parki kodanikualgatusega astuti suur esimene samm täiesti uuel teel. Sest ligi pool sajandit olid kõik poliitilised algatused okupeeritud Eestis monopoliseeritud kompartei poolt. Isegi režiimi kriisis oodati muudatusi üksnes ülalt, võimutseva kliki enese uuendusest ja kaadrivahetusest. See meenutas mulle omal ajal legendi tuntud parun Münchhausenist, kes oma hobusega sõitis sohu ja siis võttis endal juustest kinni ja tõstis enda koos hobusega soost jälle välja. Nii tahtis talitada kompartei. Aga Hirve parki 38 aastat tagasi astusid võib-olla endalegi ootamatult poliitiliste muudatuste autoritena senisest põhimõtteliselt erinevate lahenduste esitajatena areenile Eesti Vabariigi kodanikud. Ja tuleb märkida, et see oli ärevust tekitavaks ja ebameeldivaks üllatuseks mitte üksnes Karl Vainole, vaid ka kommunistliku nomenklatuuri reformi lembanisele tiivale, kes instinktiivselt adus
sõltumatute kodanike algatuste tekkes eelkõige ohtu omaenda harjumuslikule ja jagamatule juhi rollile. Nõukogude aja eliidi tõrjuv ja alavääristav suhtumine Hirvepargist võrdsunud mittenomenklatuursetesse rahvuslikesse jõududesse on ju püsinud mingil määral tänaseni. Seda suhtumist võimendas ja kujundas Eesti avalikkuse hulgas Eesti Nõukogude ajakirjandus, kes pärast Hirvepargi ajaks oli omandanud suhteliselt suure sõnavabaduse, kuid aitas oma hoiakutega ja hoiatustega kaasa niinimetatud ise hakanud ja võimuahnete Hirvepargi äärmuslaste eest. Aitas sellega kahetsusväärselt kaasa mitte rahvuslikule konsolideerimisele, vaid pigem rahvusliku lõhe tekitamisele. Ometi võib täna tõdeda, et Hirvepargi algatuse õnnestumine suunas Eesti järgnevad sündmused eetilise, õigusliku ja rahvusliku demokraatliku arengurööbastele, mis hakkasid viima ehtsa iseseisvuse taastamise poole. Täna on põhjust meenutada veel esimesi Hirvepargi loosungid. See oli 1939, millel oli peal sirp ja haakrist. Stalinlikud timukad kohtu alla, tühistada MRP leppe, enesemääramisõigust Baltimaadele ja väga silmatorkav loosung Eesti, Latvia, Lietuva. Aga muide, need olid esimesed loosungid Nõukogude okupatsiooni vältel, mida mööda Harju tänavat, kui rongkäik suundus siia Linda kuju juurde, mida kanti avalikult ja mida ei rebitud kohe maha. Seega see oli sümboolne viide, et need nõuded jäävad püsima. Mis oli veel üks? Mis oli veel üks eelnev sündmus? Teatavasti oldi ju üsna ärevil, kas see meeleavaldus toimub või mitte. Mäletan, me hilisime Vardo Rumesseni ja mõne sõbraga pühapäeva hommikul enne 12 ümber Raekoja platsi. Linn oli täiesti vaikne, nagu välja surnud. Mõtlesime, kas on sõdurid kohal juba platsil või kas tuleb 20 või 50 inimest, kui 50 juba päris hea. Ja kell oli 12 ja äkki oli terve plats rahvast täis. Hinnatakse 2-3 tuhat, isegi paar päeva hiljem ilmunud EKP Keskkomitee siseinformatsioonis väideti, et algatajad oli umbes 200, aga teel Linda kuju juurde nendega liitus umbes 1000 uudishimulikku. Nii et isegi ametivõimud pidid tunnistama, et meeleavaldajate hulk oli üle 2000. Ja veel üks asi. Viis päeva enne Hirvepargi toimumist sai teatavaks 20 Ameerika senaatori kiri Gorbatšovile. Ärakirjad otseselt Eesti, Läti, Leedu kompartei juhtidele, kus nad väljendasid oma üleskutset, väljendasid oma muret, et Vilniuses, Riias ja Tallinnas toimuvad MRP mälestamise meeleavaldused ja esitasid Gorbatšovile tegelikult tingimuse. Kui teie lubate neil rahumeelsetel meeleavaldustel toimuda, mis tahavad selgitada
Nõukogude Liidu minevikku, siis palun lubage neil rahulikult aset leida ja mitte taga kiusata, mitte represseerida nende osalejaid. See oli väga julgustav sõnum, sest Moskvast olid saabunud eriüksused, kes valmistusid meeleavaldust maha suruma. Ja kui see raadioteade tuli senaatorite kirjast, siis andis see väga palju julgust juurde. Ja tuleb märkida veel seda, et kes seda kirja organiseerisid, olid meie Balti aktivistid Washingtonis, kel olid head sidemed kongressiga, keda usaldati, nende hulgas Marianne Kelam, ja kes suutsid saada senaatorite nõusoleku. Probleem oli selles mitte, et oleks rohkem saanud allkirju, aga Ameerikas oli puhkus, kongress oli laiali. Kuid see läkitus mängis oma selget osa. Ja lõpuks tsiteerin Lagle Parekit, kuidas tundus pärast Hirveparki, mis pidi järgnema. Ja Lagle vastab, värav oli lahti lükatud, vabaduse lõhn oli tuntav ja seda eirata ei olnud võimalik. Oli vaid üks küsimus, kuidas edasi minna. Ja ka meil täna 38 aastat edasi on sama lugu. Valikuid ei ole. Tuleb minna edasi ja meeles pidada, et nagu Reagan ütles, vabaduse kaotus on ühe ainsa põlvkonna küsimus. Iga põlvkond peab seda vabadust uuesti teadvustama, seisma selle eest ja pärandama järgmisele põlvkonnale. Sest Hirvepargi peamine sõnum on see, tõde peab võitma ja paljastama vale. Ka tänapäeval me elame valede keerises, moonutatud desinformatsiooni keerises, mis meie arusaami eksitab ja summutab. Meie suurimaid probleeme on ebaselgus tõe suhtes, sest tõde on sageli muutunud relatiivseks, suhteliseks. Lõpuks demokraatia, vabade rahvaalgatuste häll, see on Hirvepark. Ja see häll väärib monumenti. Meil on siin üleval tänu omaaegse linnapea Ivi Eenmaale väike mälestustahvel. Aga me vajame Hirvepargi 40. aastapäevaks, 2 aasta pärast, midagi väärikat, silmatorkavat. Ja ma loodan, et Eesti erakondade ühisalgatusest valmiks see memoriaal. Sina, Urmas, algatasid ja teostasid kommunismi ohvrite Maarjamäe memoriaali. Ja me usume, et viid ka Hirvepargi memoriaali algatuse väärika teostuseni. Elagu Hirvepark!